Harju maakohtu saali tuuakse kohtuotsust kuulama 66-aastane Igor Sijanovitš. Mees tappis 6 noahoobiga Lasnamäel oma naabri. Saalis tekib mehel kohel tüüli kaitsjaga, keda ta soovib saalist kõrvaldada. Сила, покинь зал. Ты мне здесь не нужен. Покинь зал, я с тобой договор не заключал. Ты меня раздражаешь. Kuna kaitsja Sven Sillari näol on tegemist määratud kaitsjaga, siis peab ta ka vastuseisust hoolimata saali alles jääma ja kohtunik saab ette lugeda kohtuotsuse. Süüdistuse kohaselt tappis ta 14. aprillil 2025. aasta päeval 6 noahoobiga oma naabri. Igor Sijanovitš on tõepoolest süüdi tunnistatud selles, et eelmise aasta aprillikuus läks ta naabri korterisse, lõi teda noaga kaela piirkonda ja tõepoolest üks löökidest oli ka surmav ja selle tagajärjel ka ohver oma korteris suri. Tõsi, konflikt sai tõenäoliselt alguse juba varasemalt, nagu ka kohus täna saalis mainis. Ülalt naabril meeldis regulaarselt tarvitada alkoholi ja nii nagu kohus möönis, et suure tõenäosusega Igor Sijanovitši eesmärk oli sealt tulenevat mürahäired lõpetada igaveseks. Kusjuures Sijanovitš oli varem lärmi pärast ka kohale kutsunud politseipatrulli. Tõepoolest kohtul on esitatud ka tõendid selle kohta, et Igor Sijanovitš politsei poole pöördus. Politsei siis palus ka seal alkoholi tarvitanud seltskonnal lahkuda, aga sellegi poolest mingisuguses vormis seal lärm üks hetk ikkagi jätkus. Harju maakohus mõistis Sijanovitši 9 aastaks vangi. Prokuratuur kohtuvaidluste ajal taotles talle natukene pikemat vangistust. Kohtul on lai kaalutlus ruumkaristuse mõistmisel, aga need asjad, mis täna saalis kõlasid, neile prokuratuur ka oma süüdsuskõnes tugines. Et ka tõepoolest prokuratuuri ülesannele samamoodi ainult välja tuua süüd suurendavad, vaid siin oli ka süüd kergendavaid asjaolusid. Kas prokuratuur selle otsuse edasi kaebab, pole veel selge. Rünnaku tagajärjel hukkus 40-aastane meesterahvas.